Ma usun, sõber, et sa oled kuulnud kunagi lugu ühest teooriast, mis viitab sellele, et sellel hetkel, kui inimene teeb viimase hingetõmbe ja leiab ennast mingisugusest ruumist, mingisugusest ennenägematust ruumist, mis võib endast hüpoteetiliselt kujutada midagi sellist, nagu see, mis on mu selja taga, siis selle teooria, mis mind väga mõjustab ja on elupäevad mõjustanud, kunagi kuuldud lugu, selle teooria fookus on see, et selline kanal ja selline kummastav tunnel võib avaneda ainult määratud hetkedeks. Ja kui inimene ei ole oma elu kestel olnud teadval, et ta soovib minna valgusesse ja selgusesse, mis on ju ülimuslik ka siinpoolsuses, aga kes oma elukvaliteediga hingest valmistab ennast igaviku tarvis ette just nimelt minna sinna valgusesse ja selgusesse. Ja kui siis üürikeseks hetkeks avaneb selline mõõde, selline ruumimõõde, kus ta teab, et sealt tuleb siseneda. Ja ta teeb selle sammu, siis ta on sinna läinud. Kes laseb selle hetke mööda, see läheb edasi kuhugi, kuhu ma ei tea. See avaneb üheks hetkeks. Ja see sama, mis on mu selja taga, see on mind kõnetanud siin mitme aasta lõikes. See on kaubanduskeskus, kus inimesed liiguvad, rahulikult toimetavad oma toimetusi ja see imekaunis foto siin ühe vaateakna peal. Ma näen, see ei kõneta inimese eriti. Ta on just nimelt kõrval. Kas siin sees üldse on mõni kauplus, ma ei tea, ma ei ole selle vastu huvi tundnud. Ta on nagu kõrval. Peatee on see, mida mööda inimesed kõnnivad, nad lähevad, toimetavad oma toimetusi ja ma olen isegi mingil hetkel istunud siin kohvikus maas ja olen jälginud inimeste pilkusi, kui paljud näevad seda imelist fotokollaaži. Kui paljud seda näevad. No see ongi mu mõte. Mina näen seda ja ma hindan seda. Ma suundun selle valguse poole.